Et ei ole ka rahul selle seaduse sõnastusega praegu, nõustun ka eelkõnelejatega ja ma olen leidnud veel ühe asja, mis nagu võib-olla oleks vaja veel komisjonis lihvida selleks, et see asi oleks selge. Minu meelest on nii Riigikohtu esimees Villu Kõve kui ka õiguskantsler korduvalt öelnud ja ka president öelnud seda, et me võtame asju vastu kiirustades. Peaasi, et saaks tehtud, aga me ei mõtle selle peale, mida peavad need vaesed kohtunikud tegema. Nad peavad, sest seadus ei ole täpselt sõnastatud ja siis hakatakse nii-öelda läbi kohtupraktika kujundama tegelikult sellist tulemit, mis võib-olla ei olegi see, mida meie mõtlesime siin. Aga ma usun, et kohtunikel on tööd väga palju, rohkem kui meil. Ja seetõttu peaksime me nende elu kindlasti tegema selles mõttes kergemaks, et ei peaks kohtunik hakkama pastakast välja imema siis teksti ja mõtet, mis võiks olla siis selle muudatuse eesmärk tegelikult. Selle kõige eelneva taustal, jutu taustal ma tahaksin tähelepanu pöörata veel ka siis korruptsioonivastase seaduse muudatus, mis siin on tehtud, muudatus 3. punkt, kus on kirjas: füüsiline või juriidiline isik, kes ametiisikut või keda ametiisik väljaspool ametiseisundit sedavõrd oluliselt ja vahetult mõjutab, et ametiisik ei saa täita avalikku ülesannet ausalt ja erapooletult. Minu jaoks on nüüd see koht, mismoodi, mida selle all mõeldakse, et oluliselt ja vahetult mõjutab. Oluliselt ja vahetult. Siin on nüüd need piirid venitatud nüüd niivõrd laiali, et tegelikult seadus seda täita on ülimalt raske. Kas ütleme ametiisiku või siis autoga koju toomine, kui ta elab kuskil kaugel, on mõjutustegevus? Kas mingisugune muu üheskoos söömine restoranis on mõjutustegevus, mille alusel ametiisik ei saa täita avalikku ülesannet ausalt ja erapooletult? Sisuliselt me sekkume praegu nii-öelda isiklike suhete, tavalise isiku suhete valdkonda, kus ametnikud lüüakse nagu eraldi kasti, kes ei tohi suhelda tavakodanikega, sellepärast et äkki ilmneb oluline ja vahetu mõju selles, mille alusel näiteks on prokuratuuril võimalik algatada kriminaalmenetlus, öeldes, et ahaa, et te käisite koos restoranis söömas, te viisite ta 3 korda koju kuskile ja me oleme arvamusel, et sa said sellise mõjutuse, mis seab kahtluse alla sinu aususe ja erapooletuse. See on nüüd ka see argument, miks ma leian, ja toetan ka nii-öelda härra Seedri ettepanekut selles osas, et see asi tuleks saata tagasi remonti. Ja ma nüüd olen küsinud lugupeetud Ando Kivibergi käest ka eelnevalt, et selle tuuleparkide asja kohta, et kui mõjuvõimuga kauplemine, kui ärimees läheb rahapatakaga, läheb siis omale ametniku käest soodsat otsust saama ja ta vahele jääb, siis saab karistada või pannakse koguni trellide taha. Aga kui avalikult lubatakse välja kohalikele omavalitsustele, et need, kes on nõus tuuleparkide eriplaneeringu heaks kiitma volikogu otsusel, need saavad 1 000 000 eurot. Kas see ei ole siis mõjuvõimuga kauplemine? See on puhtamal kujul tegelikult mõjuvõimuga kauplemine, sest need isikud, kes valiti volikogusse inimeste poolt, need inimesed, kes need valisid, eeldasid, et nad täidavad ausalt, äraostmatult oma ülesandeid, aga see on puhas altkäemaks ehk mõjuvõimuga kauplemine. Ja
Ma arvan, et seda näidet me veel kuuleme päris tihti. Aga ma tänan teid. Aitäh!